hea loomuse toetaja. See aasta on mõjutanud kõiki vabaühendusi, Raskuste kiuste andsime siiski endast parima, et liikuda iga päev unistuste Eesti poole. mis oleks hooliv ja loomasõbralik. ja et loomade huvid oleksid kaitstud. Üks loomuse kõige pikaaegsemaid kampaaniaid on olnud karusloomafarmide keelustamine. Sel aastal korraldasime suure rongkäigu karusloomade kaitseks, tegime aktiivset koostööd poliitikutega ja ka ühiskonna toetus sellele teemale kasvab pidevalt. Sel aastal jõudis see 75%-ni. Aasta suurim saavutus oli see, et Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis keelustab karusloomafarmid. Nüüd on hea võimalus, et see muutub ka lõplikult seaduseks ja on vaid aja küsimus, millal me võidame. Loomuse üks selleaastane teema oli ka vibujaht. Kogusime 10 000 allkirja petitsioonile, millega saatsime poliitikutele selge sõnumi, et Eesti ühiskond ei poolda vibujahi legaliseerimist suurulukitele. Saime ka ministeeriumilt selge sõnumi, et hetkel seda teemat laual ei ole. Jätkasime loomade õiguste edendamist Eesti ühiskondlikus debatis ja meedias. Loomus aitas ka see aasta korraldada taimetoidumessi. Tutvustasime tuhandetele inimestele loomasõbralikku eluviisi ning rääkisime kalade heaolust. Loomus algatas tänavu loomasõbraliku töörühma Lilu. Lilu eesmärk on muuta eestlaste kosmeetikatoodete ja iluteenuste tarbijaid loomasõbralikumaks. Siseministeerium ja Eesti külaliikumine Kodukant märkasid meie head tööd vabatahtlikega. Nendelt pälvisime vabatahtliku sõbra märgi. Kõik see poleks saanud toimuda ilma teieta. Täname südamest meie häid annetajaid ja vabatahtlikke. Tänu teile oleme saanud jätkata loomade eest seismist.